Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehis arutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama AI Empowerment podcasti eriepisoodi. Meil on 83. saade ja alates veebruarist, nagu sa oled loodetavasti juba kuulnud, on meil natukene teistsugune ülesehitus. Ehk siis kõige viimasel kuupäeval, tänases veebruari viimasel kuupäeval, tuleb välja eriepisood, kus ma räägin ainult AI uudistest. Mina, Kerlin Tigemäe, olen täna üksi ja jagan sinuga siis kõike seda, mida ma olen kuu jooksul AI maastikul kuulnud ja loodetavasti saad siit noppeid või siis mõningaid ideid, mida veel ise katsetama hakata. Struktuur sama nagu ikka varem, räägin keelemudelitest, räägin erinevatest uutest rakendustest, räägin AI valdkonna üldistest uudistest ja siis lõpuks vaatame ka, mis Eesti teemadel või Eestis siis AI teemadel on räägitud. Niisiis, hakkame pihta. Räägime keelemudelitest. Nagu ikka, OpenAI on see, mis on kõige populaarsem ja see, millest ma olen kõige esimesena rääkinud. OpenAI veebruaris siis. Neile tuli juurde selline uus funktsionaalsus, lockdown režiim, ehk siis siuke lukkupanemise režiim. See tähendab seda, et neile tuleb siis, kasutajatele tuleb hoiatus, et kaitsta neid prompt injection rünnakute eest. Ehk siis see on see, kus keegi väljapool üritab siis sinu süsteemi sisse tungida, sulle siis mingisuguseid oma prompte sinna sisse panna. Ja sundida sind siis AI-d või sinu AI-d siis tundlikku infot avaldama. See on tegelikult valikuline ja see keelab sellised riskantsed funktsioonid nagu veebibrausermine. See hoiatuses märgib ka enne selliste kahtlaste linkide klikkimist sellist kõrgendatud riski. See on juba olemas Enterprises, Edus, erinevates sellistes ettevõttele suunatud pakettides, aga tuleb siis lähikuudel ka tavakasutajatele. Ehk siis üldise sellise küberturvalisuse tõstmiseks siis ka kasutusel. OpenAI tõi turule väga kiire mudeli, selle nimi on GPT 5.3 Codex Spark ja see töötab siis sellisel erilisel riistvaral, mille nimi on Cerebrus ja suudab genereerida üle 1000 tokeni sekundis. Ehk siis ta on esimene selline ettevõtte mudel, toode, mis on loodud väljapool Nvidia kiibiplatvormi. Ja Sparki point ongi siis see, et ta eelistab kiirust võimekusele, ehk siis ta jääb nende benchmarkides võrdlustestides alla 5.3 koodexile, aga täitab ülesandeid siis oluliselt kiiremini. Ehk siis ta ongi mõeldud sellisteks kiireteks interaktiivseteks muudatusteks. Ta on täna kasutusel ChatGPT Pro kasutajatele ja preview'na ning API-ga samamoodi piiratud ligipääsuga ettevõtetele, aga ta näitab siis seda suunda, kuhu nad liiguvad. GPT 5.3 Codex ehk siis see põhimudel, nendel see tuli ka siis just välja ja sellel on siis selline programmeerimis- ja arutlusvõimekus, mida kasutatigi OpenAI enda vigade leidmiseks treenimisel, tulemuste analüüsiks, selle juurutuse haldamiseks. Ehk põhimõtteliselt see on siis eriti tugev just nimelt koodi kirjutamises ja võrreldes varasematega on saanud oluliselt paremaid tulemusi, isegi mõnedes testides 2 korda paremaid tulemusi kui nende vana Codex. Nii et kui sa koodi kirjutamisel kasutad, siis vaata kindlasti, et sa kasutaksid 5.3 Codexit. OpenAI tõi turule ka Frontier platvormi ja see on selline platvorm, mis võimaldab siis ettevõtetel hallata ja juurutada AI-agente. Ehk et agentidest on päris palju juttu olnud. Täna räägin ka sellest uuest agentide temaatikast, milleks on Claudebot, eks ju. Aga täna või hetkel siis OpenAI poole pealt. Ehk OpenAI on soovinud siis samamoodi luua sellise agentide platvormi, kus sa saad siis sarnaselt uutele töötajatele anda agentidele ligipääsusid, rolle, tulemusmõõdikuid. Ja Frontier programm seob siis agendid olemasolevate ärisüsteemidega, nagu CRM, erinevad piletihaldused, kasutab siis sellist sisseehitatud tagasiside ja hindamissüsteemi, ehk et agendid õpiksidki töö käigus
ja on juba erinevad kasutajad nagu HP, Oracle, Uber, kes on öelnud, et OpenAI aitab siis nendel siis järgmist taset saavutada. Nii et väga-väga põnev, mis nad selle agentide maailmaga edasi teevad. Ja lisaks kõigil teil, kellel on näiteks vanad custom GPT-d või siis vanad protsessid, mis on oma teatud konkreetsete mudelite peale üles ehitatud, siis nüüd tänaseks on lõpetatud ära siis GPT-4o ja paljude varasemate või vanemate mudelite kasutus. Ehk siis sa pead kindlasti nüüd vaatama üle, et kui sa lähed uuele mudelile üle, et kas sinu see protsess töötab nii nagu varem. Natuke võib olla vajadus sul seal promptides midagi timmida, seega ole siis tähelepanelik ja vaata see osa üle. Google'i poole pealt. Google tuli välja Gemini 3.1 Proga ehk siis taaskord jälle ühe uue arutlusmudeliga ja nad ütlevad siis ka, et ta tõi siis täielikult uue arutlusvõime taseme, aga nad jätsid hinna samaks, mis oli varasemal Gemini 3 Pro'l. Ehk et see hinnavõitlus on praegu päris tugev ja uus mudel sai siis jällegi nendes arutlusvõime testides 77%, kui Gemini 3 Pro sai 30%, ehk siis natuke sarnane nagu sellel OpenAI Codexi mudelil, et hüpped on väga-väga suured. Samamoodi on ta siis olnud esikohal mitmetes teadus-, võistlusprogrammeerimise ja agentsete otsingute võrdluses. Ja nad on siis saadaval täna Gemini äpis, Notebook LM-is, erinevates arendustööristades, nagu ikka Geminil on 1 miljon tokenit ehk siis väga suur kontekstiaken ja täna siis ka natukene soodsam kui konkurendid, nii et tasub katsetamist. Lisaks nad tõid siis välja ka sellise Gemini 3-le Deep Think režiimi ja ka siin on väga palju kõrgemaid tulemusi saanud just sellistes füüsika, keemia olümpiaadil, erinevates tasemetestides. Neil on ka tulnud matemaatikaagent Aletia, mis siis lahendab iseseisvalt avatud probleeme ja arendus on siis kättesaadav just nimelt Google AI Ultra tellijatele ja peab siis olema teatud selline varase kasutajapakett. Google on ka öelnud enda kasutajanumbreid välja, väga palju nad sellest ei räägi, aga nüüd nad ütlesid, et Geminil on üle 750 miljoni kasutaja, aga see on siis igakuine. Varasemalt me oleme rääkinud, et OpenAI ChatGPT'l on umbes 800 miljonit kasutajat, aga need on iganädalased. Ehk seal on siis väike vahe, eks ju, et üks vaatab siis natuke pikemat perioodi, kuigi number on sama, nii et tegelikult Gemini kasutus jääb ikkagi alla, aga kasvab märkimisväärselt. Uusi mudeleid tuli siit ja sealt, ka Anthropicul tuli uus mudel, Claude Sonnet 4.6, mis muidu Sonnet on eks natukene kehvemate tulemustega tavaliselt kui Opus, nende kõige parem mudel, aga nüüd nad ütlesid, et Sonnet on täpselt sama hea kui 4.6, ehk siis ta on suurepärane finantsanalüüsis, koodi kirjutamises, kontoritöö ülesannetes, aga ta maksab ainult 1/5 sellest, mida Opus maksis, ehk siis Opus on kogu aeg neil väga kallis mudel olnud ja nüüd nad tõid siis sama taseme kvaliteedilt Sonnetile ja lisaks nad panid juurde 1 miljoni tokeni suuruse kontekstiakna. Ehk siis varasemalt olid nii OpenAI ChatGPT kuigi siis Claude olid olnud madalama või väiksema kontekstiaknaga, Gemini oli kõige suurem, aga nüüd nad siis ütlesid, et võtke hea kvaliteetne siis mudel ja lisaks veel suure kontekstiaknaga. Nii et tõesti minul ka, kuna ma finantsvaldkonnaga koostööd teen ja neid tiime toetan AI juurutamises, siis ma näen, kuidas täna järjest minnakse Claude'i peale üle, sest see on lihtsalt nii heade tulemustega mudel tõepoolest. Lisaks mulle väga meeldib Anthropic selle koha pealt, et ta räägib ausalt ka igasugu riskidest ja nüüd nad on siis avaldanud ise Sabotage Risk Reporti. Ja sellega nad toovad välja selle, et Claude Opus 4.6 on siis sellise kõrgendatud vastuvõtlikkusega kuritegelikuks väärkasutuseks. Ehk siis põhimõtteliselt, kuigi need mudelid ei suuda ise miskit ette võtta ja mingit rünnakuid teha, siis neid on võimalik täna ära kasutada selleks, et nad annavad altimalt kui teised selliseid lahendusi ülesannetele, mida nad ei tohiks. Ehk siis erinevate keemiarelvade ülesandeid on tehtud, mingid sabotaaži ülesandeid ja täna siis Anthropic on avalikult öelnud, et nende mudelid on sellele vastuvõtlikumad, aga nad näevad siis ka vaeva selleks, et seda kvaliteeti tõsta.
Nii, lisaks veel põnev sihuke võistlus oli siis Anthropicu ja OpenAI vahel, ehk siis oli Super Bowl ja Super Bowlil teatavasti on väga oluline saada sinna enda reklaame ja Anthropic tuli välja siis Claude'i reklaamikampaaniaga, mis pilkas läbi lillede, eks ju, aga väga selgelt siis OpenAI uut seda ideed, mille nad välja käisid, ehk et OpenAI hakkab tasuta kontodel näitama reklaame. Ehk et kui sa midagi otsid, on ju, siis ta annab sulle vastuse ja siis ütleb, aga sulle, ma ei tea, võiks meeldida ka selline toode. Sisuliselt siis toob siis AI reklaamid, nii nagu Google'is on reklaamid olnud aastaid. Ja OpenAI põhireklaami sisu oli siis selles, et tulge meile, meie ei tee teile, anna teile reklaamidega jama sisu, eks ju. Selle peale muidugi nad läksid hirmsasti tülli, Sam Altman ja Dario Amadei, kes on siis Anthropicu juht ja pildusid siis X-isse igal pool mujal siis üksteisele erinevaid süüdistusi. Aga jah, eks see reklaamide teema on huvitav, kuidas OpenAI seda lahendab selliselt, et see vastuse kvaliteet ikkagi piisavalt hea oleks. Siis X-i poole pealt veel. X alustas ka enda uue mudeli kasutuselevõttu, küll esialgu beta versioonis Grok 4.2. Aga nemad siis tahavad tuua ka sellise agentide põhise töövoo, et sul on põhimõtteliselt Groki üks agent või mudel, aga seal taga on 4 erinevat agenti, kes siis ülesandeid lahendavad, ehk selle läbi nad peaksid oma kvaliteeti tõstma. Ja mida siis veel Elon Musk tegi? Ta ütles, et ta liidab XAI ehk siis oma AI ettevõtte ja SpaceXi ehk siis oma tuleviku robotite ja autode ettevõtte ja põhimõtteliselt ta loob siis maailma kõige kõrgema väärtusega ettevõtte, eraettevõtte, mille hinnanguline väärtus valuation on siis $1.2 triljonit. Ehk siis väga suur. Ja põhimõtteliselt XAI hakkab olema siis SpaceXi osa ja lihtsalt üks üksus ja põhimõtteliselt miks Musk seda teeb, sest ta tahab ju tulevikus kosmosesse AI andmekeskusi luua ja kogu siis neid tehnoloogiaid ja tehnikaid siis ühendada. Nii et eks me siis näeme, mis sealt saama hakkab. Hiinast tuli ka paar uut mudelit, kes sellel kätt pulsil hoiab, siis ByteDance'il tuli Seed 2.0 mudel, mis on siis samamoodi väga head arutlus- ja nägemisvõime testidega ja teine tehisintellekti labor on Minimax, mis tuli ka välja uue sellise tipptasemel mudeliga, mis on avatud lähtekoodiga M2.5 ja siin nad ütlevad, et nad on tegelikult juba Opus 4.6 ja GPT-5.2 sarnasel tasemel, aga oluliselt madalamad, eks ju, avatud lähtekoodiga ja palju lihtsamini kasutatavad. Nii et Hiinast on tulemas väga palju häid mudeleid. Ja nagu mainisin, siis veebruaris oli väga palju teemaks sellised asjad, sõnad nagu CloudBot, OpenClaw, erinevate nimedega Moltbook. See oli kõik üks ja sama teema, ehk et sisuliselt, mis siis juhtus? Tuli välja selline avatud lähtekoodiga AI agent, mis põhimõtteliselt loodi alles eelmise aasta sügisel, novembris. Ja selle eesmärk ei olnud lihtsalt vestelda, vaid teha päriselt sinu eest tegevusi. Ehk et ta võis siis ühendada end erinevate teenustega, hallata faile su arvutis, kasutada appid, suhelda erinevate sõnumiplatvormidel ja täita ülesandeid juba üsna autonoomselt. Ja erinevalt tavalisest chatbotis ei piirdugi sellise tekstiväljundiga, vaid saab siis käivitada erinevaid protsesse ja teha siis süsteemi tasandil muudatusi. Ja alguses oli nimeks CloudBot, aga nad pidid seda muutma, sest see oli väga sarnane Anthropicu klooni mudeliga ja nad ei tahtnud seda brändi konflikti. Anthropic ütles kohe, et nad hakkavad kohe oma kaubamärki kaitsma ja siis nad kasutasid Moltboti ja sellel oli ka mingi mure seal ja lõpuks nad jäid siis OpenClaw juurde. Ehk siis täna on OpenClaw selle agentide süsteemi nimi. Ja see oli siis väga lühikese aja jooksul, väga palju segadust, aga see näitas ka seda, et kuivõrd kiiresti see maailm võib muutuda ja kui oluline on siis nendele juriidiliste poolte reageerida. Ja miks ta siis veel uudistes oli sellise asjaga nagu Moltbook. Ehk siis loodi sotsiaalmeedia platvorm, mis on mõeldud AI agentidele. Inimesed ei lähe sinna postitama, ta oli nagu Redditi stiilis, said postitada, said upvote ida, downvote ida, aga sisuliselt inimene lõi siis enda agendi sinna platvormile ja andis talle juhiseid, suunitlusi ja agendid ise said minna seal suhtlema, postitama, kommenteerima teisi. Ja see oli siis selline väga põnev arutelu, et kuivõrd palju siis agentidel on autonoomiat, kontrolli ja vastutust.
No ütleme nii, et praktikas inimene pidi oma agendi sinna üles panema, inimene ise andis talle instruktsioone, seega inimene ikkagi juhtis seda, aga jah, see nii-öelda agendi enda loogika läks sealt edasi. Nüüd, miks see teema ikkagi oluline on, sest juba lahe tundub ise hakata seda katsetama, siis seal on väga-väga suured riskid, ehk siis eriti kindlasti turvarisk. Kui sa annad agendile ligipääsu oma API-võtmele, oma failidele, oma tööriistadele, siis see on väga atraktiivne sihtmärk igasugusele pahavarale. Ja tuli ka uudiseid kohe erinevatest sellistest infovarastajatest, mis otsisidki nendest agentidest konfiguratsioonifaile, ehk siis otsisid neid API-võtmeid, kasutasid neid ära ja tekitasid inimestele väga kõrgeid API-arveid. Ja teine on ka kontroll, ehk siis kas sa päriselt suudad kontrollida, mida see agent sinu arvutis teeb, mis on see potentsiaalne kahju, kui midagi läheb valesti. Ja muidugi organisatsioonid tegelikult päris kiiresti keelasid selle lahenduse kasutamise ära. Nüüd minu soovitus kogu selle teema peale, et mitte liiga pikalt siin peatuda, kui sa oled algaja kasutaja, ära mine seda installima, ära kindlasti pane seda endale arvutisse, see ei ole selline, et ma laen alla ja hakkan katsetama rakendus. Sa pead aru saama loogikast, API-võtmete loogikast, õiguste haldamisest ja nii edasi. Kui sa oled edasi jõudnud kasutaja, siis muidugi sa võid seda katsetada, aga mida väga paljud teevad on see, et nad ehitavadki täitsa kas eraldi testkeskkonna kuskile pilvelahendusse või võtavadki eraldi arvuti, teevad sinna eraldi kontod ja nii edasi, ehk siis, et sa ei annaks talle ligipääsu enda olemasolevale platvormile. Sisuliselt, kui sa ei ole seal teemas sees, siis sa ei tea, mida see agent seal tegema hakkab, aga loomulikult potentsiaali on seal palju, nii et kui sa soovid, siis katseta, aga turvaliselt. Nii, uutest rakendustest ka. Läheme siit lühidalt, räägin sulle mõned pealkirjad ära, kui sa tahad, siis saad nende teemade kohta uurida edasi. Piltide videote maailmast väga palju uudiseid ei tulnudki. Tuli välja 2 hiinlaste videomudelit. ByteDance'ilt tuli Seedance 2.0, mis pakub esimest korda siis sellist 2K resolutsiooni, kuni 15 sekki klippe ja sisse ehitatud heli. Ja teine tuli siis Kling, ka hiinlaste Klingilt Kling 3.0, mis ühendab siis selline tekstvideoks, piltvideoks ja heliloomise võimekuse samamoodi ja ka 15 sekundit, ehk et nad käivad siis seal käsikäes, nii et hiinlaste mudeleid võite täitsa katsetada. Mis veel? Muusika on teemaks. Google tõi ka enda videomudelisse muusika genereerimise. Ehk siiamaani sa oleks pidanud kasutama Sunot, Udiot, et luua endale muusikaklippe. Nüüd sul on Gemini sees Lyria 3, mis siis kas teksti, foto või video põhjal suudab genereerida kuni 30 sekundit lugusid. Ehk et põhimõtteliselt sa saad siis omal loodud videotele ka muusika ja heli tausta panna. Täna on ta veel kättesaadav USAs, aga ilmselt õige pea tuleb ka teistesse riikidesse. Nüüd Apple'ist tuli veel uudis, ehk siis Apple'il on ka sellised AI kantavad seadmed olnud mõnda aega juba teemaks ja nüüd tulid ka uudised, ka juba natuke ametlikumad uudised, ehk et nad loovad siis 3 erinevat kaameraga varustatud AI seadet. Kõigepealt on nutiprillid, siis on selline kaelakee tüüpi seade ja AirPodsid, mis on eriti huvitav, ehk siis kõrvaklapid, millel sul on kaamerad. Ehk kogu selle mõte on see, et ta jälgib siis sinu ümbrust, saab sulle pakkuda paremaid sisendeid ja esimesed tooted peaksid tulema selle järgmise aasta alguses ehk 27 aasta alguses. Mis oli huvitav, kes siin loob Claude'iga või erineva AI-ga kodulehti ja varasemalt on kasutanud näiteks Figma. Figma on siis disainiplatvorm, kujundusplatvorm, siis nüüd neil on tehtud Claude Code'iga otseliidestus. Ehk kui sa lased genereerida Claude Code'iga koodi, millesse saad siis kodulehe genereerida või luua, siis nüüd sa saad selle importida või importida siis Figmasse ja Figma tekitab selles sellise visuaalne, nii nagu neil on drag and drop kodulehe või platvormide ehitamise prototüüpimise mudel, ehk et sisuliselt sa ei pea nüüd minema Claude'is enam koodi kirjutama, vaid sa saad Figmas siis kohe sinna kujundusfaili minna. Nii et päris mugav, kui sa tahad selliseid erinevaid visuaale genereerida. Samamoodi WordPress on lõpuks aru saanud, et AI-maastik tuleb peale, et inimesed ei hakkaks tegema Claude'iga nii palju AI kodulehti, siis nüüd neil on ka enda AI assistent, ehk et kui sul on WordPressi koduleht, siis sul on võimalik otse siis selles redaktoris teha muudatusi, paigutuse, kujunduse, teksti kohta, saad pilte genereerida läbi siis selle AI assistendi. Ja mis veel? 11 Labsilt tuli ka uudis Audiobooksi kohta, ehk et neil on siis AI toega audioraamatute platvorm nüüd,
kus siis autorid saavad luua, viimistleda, avaldada audioraamatuid väga ilutruude tehisaru häälte abil. Ehk et sa ei pea neid enam ise sisse lugema, vaid kasutad siis ElevenLabsi, et oma audioraamat sisse lugeda. Transkribeerimisest ka Mistral ehk siis prantslaste mudelil tuli välja uus transkribeerimise rakendus või mudel siis õigemini, 13 keelt ja ka real time ehk siis reaalajas on võimalik kõne siis tekstiks teisendada. Ja ma arvan, et mudelite või rakenduste poole pealt tõmbamegi praegu joone alla. Aeg lendab, väga pikaks seda esimest episoodi ei taha ka teha, nii et vaatame ka muid uudiseid. Mainisin alguses seda OpenAI ja Anthropicu siis olukorda, kus Super Bowlil Anthropic tegi siis sellise kritiseeriva reklaami. Nüüd alles hiljuti oli Indias AI Impact Summit siin kuu keskel ja seal olid suured juhid kõik kohal ja seal oli siis olukord, kus India peaminister tahtis võtta kõikidel käest kinni, käed üles tõsta ja Sam Altman ja Anthropic juht Dario Amodei seisid kõrvuti ja nemad käest kinni võtnud. Ehk see oli ka selline väga kõnekas, mis sai väga palju kõlapinda, kõik need pildid jooksid sotsiaalmeediast läbi, kus kõik hoidsid ilusti kätest kinni ja siis Sam ja Dario hoidsid siis oma kätt rusikas ja ei võtnud üldse seal käest kinni. Ja näitab siis seda olukorda, et kui palju siis pingeid seal maailmal on. Accenture, üks konsultatsiooniettevõte, on öelnud Financial Timesile, et nüüd ettevõte jälgib oma vanempartnerite ja juhtide edutamist siis vastavalt sellele, kui palju nad on tehisaru kasutusele võtnud. Ehk et kui sa ei kasuta tehisaru, olles töötaja Accenture'is, siis sul ei ole lootust ka saada edutatud ehk siis kõrgematele kohtadele. Ja neil on tehtud AI-koolitus, neil on muidugi kokku üle maailma 780 000 inimest, nii et see on muidugi meeletu kogus üldse inimesi, kui palju selles grupis töötab ja suurem osa neist on siis selle AI-koolituse läbinud ja nad väga aktiivselt tahavad, et inimesed hakkaksid rohkem kasutusele võtma. Microsofti juht Mustafa Soleman ütles ka Financial Timesile oma artiklis, et tema näeb, et järgmise 12 kuni 18 kuu jooksul automatiseerib AI enamikku professionaalsetest ülesannetest juristidel, raamatupidajatel, projektijuhtidel, turundajatel. Ehk et põhimõtteliselt täna nad juba tõid näiteks muidugi tarkvaraarenduse, kus siis AI abil kirjutuseks suurem osa nende koodist, aga nad näevad siis, et see võimekus, mis on siin toimunud, see võimaldab lähiaastatel tekitada veel 1000-kordse hüppe ja põhimõtteliselt tekib professionaalse taseme AGI ehk et sa saad igapäevaseid ülesandeid päriselt ära täita. Mis siis veel? Endine GitHubi juht, kes sealt lahkus, on kaasanud $60 miljonit sellise seemne investeeringu ehk siis väga algse taseme investeeringu. Nad hakkavad ehitama avatud lähtekoodiga platvormi AI loodud koodi jälgimiseks ja haldamiseks. Ehk siis neil on esimene toode, Checkpoints, mis logib tehisagentide tegevusi, logib neid prompte, otsuseid ja põhimõtteliselt töötabki Cloud Code'i peal. Ja sisuliselt nad näevad siis seda väärtust, et kõik see sisu, mida agentidega luuakse, nende platvorm hakkab seda kontrollima. Ehk siis AI hakkab kontrollima AI sisu, millest me oleme siin ka varem juba rääkinud. Paar uuringut tuli ka. Harvardi uuring tuli siis väga sellisel põneval teemal, ehk siis nad vaatasid, kuidas AI kasutus on mõjunud töökoormusele. Ja väga palju räägitakse sellest, et AI võimaldab saavutada efektiivsust, inimestel tekib vaba aega, et teha muud tööd või siis muidugi ka loomulikult kasutatakse selleks, et vähendatakse inimesi töötajate arvu. Aga nüüd nad uurisid siis 200 USA tehnoloogiaettevõtet, hästi oluline, tehnoloogiaettevõtteid ja näitas siis seda, et 8 kuu jooksul AI kasutusele võtt mitte ei vähendanud töömahtu, vaid laiendas neid rolle ja pikendas tööaega. Ehk siis inimesed võtsid kanda endale selliseid uusi ülesandeid, kasutasid AI tööriistu väljapool tööaega, insenerid kulutasid rohkem aega AI loodud koodi ülevaatamisele, kolleegide juhendamisele ja nii edasi. Põhimõtteliselt nad ütlesid jah, et tehisintellekt suudab seda tootlikkust kasvatada, aga toob kaasa hägustunud sellise töö- ja puhkeaja reeglid või piirid. Nii et see on väga oluline asi, mille peale mõelda nendes organisatsioonides, kus juba aktiivselt AI-d kasutatakse. Super Bowlist, kusjuures veel ma panen siin jaokirjeldusse ka. Super Bowlil oli veel teisi ägedaid reklaame ja ma panen mõned lingid, need on tõesti huvitavad, ehk siis põhimõtteliselt kõik tehisintellekti ettevõtted, Anthropic, OpenAI, Google, Amazon, Meta ja paljud idufirmad tõidki siis Super Bowlile enda uued tooted, uued reklaamid välja. Need oli päris huvitav seal vaadata, need olid väga ägedad.
AI.com on niisugune veebileht, mis on olemas ja see seisis üsna pikalt ja nüüd see osteti ära 70 miljoni dollari eest. Et selle ostis ära Crypto.com juht, kes siis kunagi maksis ka seal krüptolehe eest väga-väga palju raha, siis nüüd ta ostis ära 70 miljoni eest AI.com domeeni ja tahab sinna luua siis tarbijatele suunatud autonoomset AI-agentide platvormi ja samamoodi ta tutvustas seda Super Bowlil. Nii et see on kindlasti väga hea turunduskanal, kui sul on leht, mille nimi on AI.com. Suurtest ettevõtetest tuleb ka ikkagi aeg-ajalt uudiseid, kus nad AI-d kasutavad. Goldman Sachs on näiteks öelnud, et nad kasutavad Claude'iga. Mainisin alguses, et Claude'i uus mudel on väga hea finantsis. Kasutavad Claude'i, et toetada siis raamatupidamist, vastavuskontrolli. Ehk neil on loodud Claude'i mudelil põhinevad AI-agendid, mis kinnitavad siis erinevaid tehinguid, teevad klientide tausta kontrolli, aitavad automatiseerida onboardingut. Nende eesmärk on kiirendada selliseid mahukaid reeglipõhiseid protsesse ja parandada kliendi kogemust. Nii, Microsoftilt ka, me oleme natuke rääkinud siin varem sellest, et Microsoft plaanib siis vähendada sõltuvust OpenAI'st ja nüüd nad on alustanud ka ametlikult enda mudelite arendamist, et siis OpenAI tehnoloogiast eemale astuda, kuigi see koostöö täna neil jätkub. Nii et põnev on siis näha, mis nad seal välja toovad. Nad lubavad sellel aastal juba enda mudeliga välja tulla. Ja üks huvitav artikkel oli veel, või intervjuu oli Sam Altmanil Forbesiga, kus nad ütlesid, et ettevõttel on olemas selline järelkasvuplaan, mis näeb ette seda, et tulevikus mitte Sam Altman ei pea leidma endale järeltulijad inimeste seast, vaid ta tahab anda OpenAI juhtimise üle tehisarule. Ehk siis põhimõtteliselt sul on eesmärk luua ettevõtteid juhtiv AGI. Et sisuliselt, kui OpenAI juba ütleb, et nendel endal on see AGI juba olemas, siis nad tahavad siis ka seda juurutada niimoodi, et see päriselt hakkaks nende ettevõtet juhtima. Eks me näe, mis sellest saab. Aga viimase teemana Eestist ka uudised. Päris põnevaid artikleid on nüüd, näiteks Digigeeniuses tuli artikkel, kus nad küsisid, kuidas valitsuse liikmed kasutavad tehisintellekti. Ja tuli sealt siis erinevad tagasisidet, kes kasutab OpenAI'd, kes kasutab tasulist, kes kasutab tasuta. Näiteks Euroopa Mistralit keegi ei kasutanud, aga oli ka neid ministreid, kes ütlesid, et üldse nad ei kasuta. Nii et keda siis huvitab, mida valitsus teeb, saate sealt artiklist lugeda. Samamoodi on päris palju ka valitsuse poole pealt erinevalt sükest AI temaatikat läbi käinud. Riigikogus näiteks arutati, kuidas ohjeldada seda küberkuritegevust, mis läbi käib meil väga palju, mille kahjud 2025 aastal olid 29 miljonit eurot. Aga põhimõtteliselt, kui me tahame seda tõkestada, siis võib tähendada inimeste põhiõiguste piiramist ja seal olid siis ka erinevad esindajad Swedbankist, Riigikohtu esimees, kes ütles et see on väga oluline teema, mida vaadata, aga me peame ikkagi vaatama, kui palju me tegelikult inimeste eluolu sellega piirame. Eesti.ai, millest siin on juttu, mis loodi siin mõned nädalad tagasi, või tegelikult juba nüüd natukene rohkem, eks ju, on laiendanud oma nõukoguda, ehk täna on siis juures seal 3 tipptegijat. Neil tuli Caltechist ülikoolist tuli professor, endine Nvidia teadusjuht Anima Anand-Kumari, siis tuli juurde AI-poliitika ekspert Risto Uuk ja Ericssoni Eesti juht Sirli Männiksaare, ehk siis esimene naine, kes seal nõukogus on, väga tore. Ja need eesmärk siis on luua selline rahvusvaheline tiim, kellega viia siis ellu erinevaid suure mõjuga projekte. Nii et eks me siis näe, mis sealt saab. Mina jagasin ka LinkedInis, Facebookis siis üleskutset, et inimesed saaksid oma mõtteid jagada, mida nad Eesti AI-lt ootaksid ja sealt tuli ka päris palju erinevaid teemasid. Nii et kutsun üles aktiivselt jagama enda mõtteid, mis te näete, et Eesti AI võiks ette võtta ja mille eest vastutada. Välisluureamet tuli välja enda aastaraamatuga ja seal oli päris huvitav nope selle kohta, et kuivõrd palju DeepSeek ehk siis hiinlaste tehisaru mõjutab tegelikult Eestist. Ja selle raamatu järgi varjab
DeepSeek Eesti julgeolekut puudutavates vastustes olulist infot ning asendab siis lähiajaloo käsitlemisel faktid sellise ideoloogilise ja propaganda või propagandistliku sisuga. Ehk põhimõtteliselt, kui sa küsid tänapäevaseid teemasid, siis nad muutuvad selliseks põiklevateks, väldivad Hiinaga seotud kriitikat, kordavad ametlikke seisukohti Ukraina sõja kontekstis ja nii edasi. Ja see on päris oluline, seda propagandat on väga palju, aga kui see nüüd hakkab päriselt kuidagi ajalugu mõjutama ja inimeste mõttemaali ja palju tegelikult ju noored sõltuvad AI-st, nii et see on hästi oluline, et sellega ka riiklikul tasandil tegeletaks. Ja viimaste teemadena veel siit Tartu Ülikoolilt tuli ka üsna selline karm hinnang AI-le ja nende genoomika instituudi hoiatas, et tehisaru ei ole võimeline geeniandmeid usaldusväärselt tõlgendama ning võivad anda eksitavaid haigusriskide hinnanguid. Ehk et väga palju kasutatakse AI-d selleks, et tervise kohta küsida. ChatGPT tuli välja hästi health, eraldiseisev selline tervisemoodul. Aga Tartu Ülikool siis just hoiatab geeniandmetega, ehk need on eritundlikud ja need ei ole sellised, mis ajas muutuvad ja kui sa neid jagad sinna ja need lekivad, siis sealt võib väga-väga palju riske sellega kaasneda. Nii et seetõttu nemad on ka öelnud, et nemad ei jaga enda andmeid väliste tehisaruteenustega ja nad siis peavad ka sellist iseseisvat AI-põhist geenianalüüsi sellisele tavainimesele üsna ohtlikuks. Ja viimase punktina mina andsin ka Geeniusele intervjuu ja rääkisin tehisaru kasutamisest raamatupidamises, kuidas raamatupidajad võiksid alustada, mis need erinevad sammud on. Seal tuleb välja 3 eraldi artiklit, kuna see intervjuu oli nii pikk ja me otsustasime seda jagada ja viimane siis, mis väljas on praegu, on just nimelt selle turvalisuse poole pealt ehk kuidas sa tagad seda, et need andmed ei lekiks. Finantsis on väga oluline see, et sa vaatad üle, mis tööriistu sa kasutad, kuhu sa paned oma andmeid, mida sa anonüümiseerid, mida mitte. Ja jagasin ka siis mõned soovitused seal, nii et ka selle lingi ma panen jaokirjeldusse. Saate selle kohta ka lugeda. Ehk siis veebruar, nagu te näete, pool tundi erinevaid uudiseid. Ma loodan, et see andis sulle hea ülevaate sellest, mis toimumas on. Võib-olla mingeid uusi asju, mida katsetada, mingeid asju, mida võib-olla vältida. Nii et kui see sulle meeldis, pane kindlasti AI Powerment podcastile follow enda lemmikkanalis, kus sa seda kuulata tahad, siis juba järgmistel nädalatel sa kuulad siis meid taaskord erinevate intervjuude vormis ja märtsikuu lõpus siis jälle AI uudistest. Aitäh sulle ja uute kuulmisteni. Tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.